Kas jääramärk on seotud ainult julguse ja impulsiivsusega? Mis on jääramärgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle jääramärki ja jääraenergiat. Tegemist ei ole kindlasti klassikalise märgikirjeldusega, vaid ma avan jääramärgi sügavamat tähendust. Mis on sodjaagi märgid? Sodjaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese ja me võtame kõik seda energiat vastu. Ja me jagame seda energiat ka välja. Nüüd sodjaagi ring oma olemuselt on loomisring. Me oleme mõjutatud kõikidest sodjaagi märkidest ja seda küll igaüks veidi individuaalsel moel, aga siiski me oleme mõjutatud kõikidest sodjaagi märkidest. Nii et ühel või teisel viisil mingis teatud eluvaldkonnas puudutab meid kõiki ka jäära sodjaagi märk. Nüüd, kuidas me seda jäära energiat siis kasutame? Ükskõik, kas me teadvustame seda endale või mitte, me võtame ju seda energiat vastu. Nüüd esimesel juhul see energia suunatakse peamiselt isekate eesmärkide saavutamiseks, omamiseks, ihade rahuldamiseks, materiaalsuse loomiseks. Ei saa öelda, et see nüüd on hea või halb, vaid lihtsalt see on sellisel juhul, see on nagu üks viis jäära energia kasutamiseks. Nüüd teisel juhul suunatakse see energia juba isetute eesmärkide saavutamiseks, ehk inimest hakkavad huvitama kõrgemad väärtused ja sisemine vabadus. Jääramärk iseloomustab 3 motiivi. Esimene motiiv on väga suur soov midagi alustada, ehk et see on algatamise soov. Soov midagi julgelt alustada. Nüüd teine motiiv on loomiskirg, mis tähendab siis seda, et jääramärgis tekib vajadus luua ja luua midagi, mis on enda oma. Nüüd kolmas motiiv on vajadus ärgata. See tähendab seda, et saavutada sisemine vabadus ehk kasvada. Jäär on väga tugevate impulside märk ja tegemist on ka mentaalse märgiga, mis tähendab seda, et ta valitseb pead. Ja hing alustabki oma teekonda esmalt läbi mõtlemisprotsessi. Nüüd alustades millegi uuega püsib alati lootus, ehk jääramärk kannab väga tugevat lootust. Ükskõik, mida ma jälle uuesti ette võtan ja alustan, minus on ikkagi see lootus, et nüüd läheb hästi. Kuigi elus võib olla ju meil ka edu ja ebaedu, aga jääramärgis püsib väga suur lootus. Nii nagu kõigel siin maal on ka jääramärgil varjukülg olemas, ehk on valguse pool ja on varju pool. Ja milline on siis jääramärgi varjukülg, mida meil oleks vaja teadvustada? See võib olla tõesti liigne impulsiivsus, selline liigne rutakus, pealiskaudsus, võib-olla mingi koha peal jäikus, aga võib-olla ka mingil juhul ka vägivaldsus. Ehk need on kõik jääramärgi varjuküljed ja meil on oluline neid teadvustada. Kuidas jääramärk meid kõiki mõjutab? Meil kõigil on mingi astroloogiline maja sünnikaardis jääramärgis. Ja osadel meie seast on ka mõni planeet sattunud jääramärki sellel hetkel, kui see sündisid. Nüüd astroloogilised majad on meie loomisruumi sektorid, mis tähendab siis seda, et iga astroloogiline maja kirjeldab mingisugust teatud eluvaldkonda meie elus. Ja mingisugune astroloogiline maja on meil kõigil jääramärgis. Ja nüüd on oluline just see, et kui teadlikud me oleme. Sellepärast, et just nendes valdkondades, mis on meil jääramärgi mõjutusega, me hakkame ilmutama jäärale omaseid omadusi.
et kas me nüüd oleme sellest teadlik või mitte, aga need eluvaldkonnad, mis on meil jääramärgi mõjutusega, hakkavad igal juhul ilmutama jäärale omaseid omadusi. Ja küsimus on nüüd selles, et kas me kasutame nendes sektorites siis seda jääraenergia positiivset poolt või me kasutame seda energiat pigem negatiivsel moel, ehk oleme varjus. Meil on oluline nendes valdkondades, mis on siis jääramärgi mõjutusega meil, ilmutada elus rohkem julgust, võtta algatust, võtta riski. Nüüd, kui me nendes elusektorites oleme liiga passiivsed, et me ei taha midagi algatada või me ei julge midagi algatada, meil ei ole loovust, me ei taha kasvada nendes kohtades, siis me kogeme oma elus suure tõenäosusega kannatusi. Nüüd, isegi kui sa ei tunne enda sünnikaarti, et kuidas sa saad tutvuda siis selle jääramärgi energiaga, et kuidas sa saad seda kohta rohkem tundma õppida oma elus, siis igal aastal umbes 20. märtsist kuni 20. aprillini liigub päike läbi jääramärgi, mis tähendab seda, et just sellel perioodil jõuab meieni võimendatud jääramärgi energia. Ja nüüd on väga hea hakata märkama, isegi kui sa ei tunne oma sünnikaarti, et millises elusektoris või kus sa hakkad ilmutama rohkem sellist julgust, oled võib-olla impulsiivsem, kirglikum, kus sa hakkad tegutsema. See võib olla väga erinev eluvaldkond sul, see võib olla loomulikult töö, see võib olla kuidagi seotud hobidega, see võib olla väga vabalt seotud sul suhetega, aga kuskil sa hakkad igal juhul ilmutama sellist energiat ja pane siis tähele, et kas see pigem ilmutab sinus sellisel teadlikul moel või sa pigem lõhud mingites elusektorites. Ja kui sa just sellel perioodil püüad keskenduda sellele, et kus võivad ilmutada sinu elus jääramärgi omadused, siis sa liigud ka sel juhul ikkagi endale lähemale ja kasvatad teadlikkust, isegi kui sa astroloogiat üldse ei tunne. Sellised mõtted sulle täna siis jääramärgist. Ma soovitan sul kindlasti kuulata ka kõiki teisi sodiaagimärke, sest nagu ma eelnevalt ütlesin, me oleme ikkagi mõjutatud kõikidest erinevatest sodiaagimärkidest. Lihtsalt küsimus on selles, millist eluvaldkonda mingi sodiaagimärk meie elus puudutab. Nüüd, kui sa soovid oma isiklikku sünnikaarti või astroloogiat tulla õppima, siis minu kontaktid leiad siit video alt. Ja kui sulle meeldis see video, siis pane like ja telli minu kanal ja jaga seda videot nende inimestega, kellele see võib olla kasulik. Olen sulle selle toetuse eest väga tänulik ja näeme juba järgmises videos.